meil lapsed peavad lasteaedades olema külmas. Siin kandis küll vähemalt, ma ei tea, kuidas mujal on. Ja ütleme nii, et ka basseini õigused on ära võetud. Niimoodi, aga selle teema jätkuks, mis puudutas lasteaedade teemat, on meil täna nõus siin kõnelema ka üks see inimene, keda see teema otseselt puudutab, kes on siin koha peal ja kes on valmis meile rääkima. Virge Põsujalg, palun, mikrofon on sinu. Aplaus! Nii, tere! Mina olen siis Virge ja tahaks siis rääkida lastest. Et täna oleme me jõudnud siis sinna maale, et ametnikud on otsustanud kärpida meie laste arvelt. Kas see õige on? Ma ei ole sellega nõus. Esimese asjana minna väikeste laste kallale on minu meelest sadistlik isegi. Väide, et seda on arutatud ja hoolekogu kaasatud, lapsevanemad kaasatud sellistesse otsustesse on vale, millega ma täna nõustuda ei saa. Siis ma tahaks veel lisada seda, et väide, et lapsed saavad ujumise tagasi 3 kuu pärast, ei ole samamoodi tõene, sest et mitte keegi ei lase basseine uuesti täita ja siis kuuks ajaks lapsed ujuma ja läheme nii-öelda suvevaheajale. Ma jälle ei saa nõustuda sellise asja ja mõttekäiguga, et mina olen küll täna seda meelt, et kui lapsed ei saa ujuma, siis see leotada siia ilusti laiali ja minu meelest ainuõige otsus. Et milleks seda kõike siis meile? Miks linnavalitsus saab kõrgemat palka endale lubada ja jälle meie laste arvelt? Et ma täna ootan, et keegi tuleks, annaks meile vastused, räägiks meiega otse ja annaks siis teada ja vaataks meile otsa, öeldes, et meie laste raha on tema palgatõus. Kas me peame sellega leppima? Mina ei usu. Ja siinkohal võib-olla peaks mitte need arveid siis maksma hakkama ja vaatame, mis sellest asjast siis saab. No nii, jälle üks teema, mille puhul tasub mõelda, kas see peaks olema või on kusagilt võimalik linnas ise kulusid kärpida, mitte teiste inimeste arvelt, vaid ikka enda arvelt, selle maja arvelt meie selja taga. Aga tundub niimoodi, et seal linnavalitsuse hoones on taas midagi toimumas, me teeme jälle lülituse sinna. Me oleme harjunud sellega poliitikas, et fraktsioonid ja erakonnad ütlevad, et nüüd läheme saali ja hääletame niimoodi. Ja üldjuhul tehaksegi niimoodi. Aga ärge unustage, head kolleegid, ära ühte asja. Kui toimusid valimised, siis olite teie ju need, kes lubasite linnarahvale, et me viime ellu teie otsused, me seisame teie ees. Et see oli nagu vanne tegelikult. Ja ei tohiks tegelikult ühel hetkel alluda poliitiliste jõudude survele, et niimoodi on vaja teha. Te peaksite säilitama oma näo, olema need, kes olite siis, kui neid lubadusi jagasite.